no teist aastat juba on see suur meditatsioon siis meie planeedi suhtes, mis siis tehakse väljaspool planeeti, algatatakse, aga siis inimesed, kes on planeedil, saavad sellest võtta osa. Ja miks ma ütlen suur, et see tõesti hõlmab endas siis lugematu arv olend, et neljandas dimensioonis edasi, ehk siis meie siin oma piiratud teadusega näeme hästi natuke, aga need, kes nagu võtavad seda osa sellest, need on hästi palju, sa ei pea muretsema, sa võid mõelda nagu, et keegi väga hea õpetaja hoolitseb kõigest. Ja kui eelmine aasta see oli esimest korda, ja siis kõik nagu kolisid sinna, selles mõttes, et see suur avamäng on ja siuke, ja ta on kõrgem tegelikult ja kõik nagu kolisid sinna. Ehk siis kõik tahtsid võtta sellest osa, kõik kolisid sellesse vibratsiooni nagu päris füüsiliselt ka koliti selleks, et võtta sellest osa. Mina vähemalt kolisin füüsiliselt lihtsalt teise elukohta, et võtta sellest meditatsioonist osa lihtsalt. Ja see aasta see on nii kuulus ja nii populaarne, et see on kandnud meid läbi terve aasta ja nüüd nad teevad seda uuesti. Meie teeme ka seda uuesti juba sellel pööripäeval ja talvisel pööripäeval ja ma ei mäleta täpselt, mis see maa orbiidiga ja kõik need asjad, igal juhul see on kosmiline sündmus on. Seal on mingi kuuvaarjutus või päiksevaarjutus või mingid asjad on ja mingi maatelg või mingid asjad, pööripäevaga midagi on tavat on. Ja jälle tuleb välja, et ma olen kolinud lihtsalt selleks, et võtta sellest meditatsioonist osa, mis on täiesti hämmastav. Ja ma olen mitu kuud selleks meditatsiooniks ette valmistanud, rahulikult suvest alates juba. Ehk siis iga aasta tagant on see sündmus on ja pool aasta valmist ette, aga tulevikus pärast seda korda ei ole nii palju vaja neid, selle mõttes, et see nagu muudab hästi palju vaja. Et juba ma tunnen, ma näen füüsiliselt reaalselt teistes maailmades, kuidas see läheneb, see sündmus. Ja iga päevaga läheb paremaks. Seda on näha nagu, kuidas see sündmus läheneb ja tuhanded inimesed võtavad sellest osa. Ja meie kõrgema mina nagu suhtles parem, miks ma ütlen, et pärast seda suurt meditatsiooni, mis on sellel pööripäeval ja mõne päeva pärast, et miks pärast seda ei ole nii palju enam vaja neisse hüpata või nagu neid taga ajada või neid jahtida on ju, sest läheb kergemaks, kuna paraneb ühendumine. Mis see teeb, alati see on kõrgemate minnaga seotud ja osa kardavad suurt muutust, et muutub drastiliselt midagi ja et läheb halvemaks suur järsk muutus. Aga kui sa mõtled oma kõrgema mina peale, siis need on alati sujuvad sünkroonis. Eks see on kõrgema mina kaudu käib igasugune jumalik ühendumine. Ja see tagab selle, et see on parim kõrgemaks võimalikuks hüvanguks kõikidele olenditele, kes on selles piirkonnas, selles kosmose piirkonnas. Seda ei saa teistmoodi teha, sest kui on meditatsioon, jooga, kõik need on alati seotud jumalaga. Ta on alati seotud kõrgem mina. Ehk siis sa ei saa selles mõttes halvaks keerata need asju, sa ei saa nagu eksida. Sest see on kõrgemate meiega seotud. Kui sa kuulad seda lauset, siis saad aru nende kahe vibratsiooni vahest. Ma seletan uuesti üles. See lause esimene pool on ühes vibratsioonis ja lause teine pool on teises vibratsioonis. Esimene pool kõlab niimoodi, et sa ei saa eksida, sa ei saa halvaks pöörata seda asja, kuna see on kõrgemas vibratsioonis, kuna see on kõrgem minagi sealt, et see lause teine pool oli siis see kõrgem, et see, mida kõik soovivad. Ehk siis, mis on kõrgem mina, see häälestab sind ka sellele, mida sa tõeliselt nagu tahad, aga meie oleme natuke nagu tagasi tõmbunud ja teevad rohkem teised. Ma ei tea, kas õnneks või kahjuks, aga õnneks on niimoodi on. Mina olen niisugune lihtsalt isa, kes naudib, et keegi saab peksa. Rohkemad mul pole õnneks vaja. Ja teevad rohkem sellised noorem põlvkond ja nooremad. Et juba aastaid, kuid vähemalt juba naeran sinna. Aga jah.
et miks see on oluline, on just need kõrgemad minad ja et juba see häälestumine juba toimub ja paraneb suhtlus. Eks mõnikord sul oli raske kellegagi suhelda näiteks. See on absurd, et 2 inimest tänaval näiteks ei saa omavahel suheldud. Nad eeldavad, et nad on tülisisega omavahel. Aga kui sa võtad seda nagu teised teadvuse tasandil vaatad, sulle meenub, kes olid enne seda sündi ja nii edasi, kes on pleadid. Kui sa võtad seda selliselt tasandilt, siis see ühendumine on ülilihtne. Et see, sul puudub see suvaline maapealne chat või see, ja sa lihtsalt jalutad temaga koos kosmoses või tähelaeval, et see, ja teil on täielik mõistmine omavahel, sest hingetasandil on mingi puudutus, ja need, kes on selles tasandis juba, kes on selles seisundis, need ei saanud varem nagu ühendust teiste inimestega, kes ei olnud veel selles seisundis, aga mida see meditatsioon teeb, see nagu tagab sellise sujuva voo vastavalt siis meie kõrgematele minadele, mis siis suurendab selle ühenduvuse. Ehk siis inimene, kellega ma varem olin tülis, nüüd me saame üksteisest aru või võõrad, kellega ma varem ei saanud kontakti, on nüüd mu head sõbrad või nagu mingid sellised asjad paranevad. Või minu kaaslane, me saame üksteisest nüüd paremini aru. Või on ja see konflikt minu läheduses laheneb. Midagi sellist äkki. Ja kindlasti palju enamgi, et need maavälised rassid ma üldiselt nii palju, kui mina olen kohanud inimesi, on see teema, et ütleme 10 inimesest 1 või 2 on see teema, keda ma olen kohanud. Aga see on tegelikult need, kes me ise oleme, vaata. Kui sulle meenub, kui sa loed Bhagavad Gita või Prabhupada teisi raamatuid väljaspool sündi ja surma ja elu, nagu see teadvused, et su hing on vanem kui see keha, et see hing tuli siia kehasse, sulle meenub see, et sulle meenub, et su hing lahkub siit kehast, siis sulle meenub ka see teine teadvuse tasand, ja sellest tulenevalt siis on palju kergem. Ehk siis vanadel hindutel olid need teadmised kõik olemas, neil oli kõigil meeles, et hea tšau, et see on praegu inimkehas, et ta sündis sinna, et on seal, kõik sellised asjad. Ja see on tegelikult loomulik, see on normaalne, sellest võib rääkida, ei ole vähemake takistust rääkida oma eelmistest eludest, ei ole vähemake takistust nagu rääkida oma tulevastest planeeritavatest eludest. Lihtsalt see, et me oleme hing väljaspool sündi ja surma, et see on suur asi, see on 8 tšakra juba peale kohal, see kõrgemal teed natuke kuskil. Ja et see on nagu sealt see kõik värk tuleb. Et kuidas sa said selle keha, Jumal andis sulle selle savist keha, kui sa loed piiblit, siis piiblis on väga huvitavalt kirjutatud, et Jumal andis inimestele savist kehad, me oleme mullast tehtud selles mõttes, meie kehad, ja hinge, kus see hing on tulnud siia kehasse, ja kuhu see hing läheb pärast surma. Et see on tee vaba, see ei ole tabu tegelikult see teema, Miks on tabu, et sa tapsid kellegi, sellepärast looma või linnu või imetaja või ussi. Sellepärast see on tabu, et sa kardad, et keegi saab teada, et sa tapsid mingi looma. Aga kui sa nagu enam ei tee seda siis, ja toitud õigesti, siis see enam ei ole tabu ja saab vabalt voolata ühendusse. Minu suureks hämmastuseks minu kaaslane lihtsalt lajatab mõnikord küsimustega minu eelmiste elude kohta. Ilma vähimategi kompleksideta, ilma vähimagi kõhkluse või kahtluseta, et see on tõsi isegi. Mina mõnikord kõhklen, et kas ma ikka olin seal ühes oma eelmises elus või mitte. Tema ütleb, mäletad, eelmises elus sul juhtus niimoodi. Ja olen öelnud, vau, et see oli tõesti jumalik kanaldus praegu. Et see, miks me oleme sündinud, et see teema paraku on õhus meil praegu kogu aeg. Ja see on ilus teema ja see on väga armas. Ja kõigest me kohe korraga muidugi saagi aru.
ja see on ka seotud neljandasse dimensiooni liikumisega, kui sa liigud kolmandast neljandasse, siis sulle meenuvad kõik sinu kolmandas dimensioonis elatud elud ja nende eesmärgid on ju. Ja neljandasse nagu sa saad nüüd aru, et sa sünnid sinna, siis sa sünnid sinna, sa sündisid sinna, tegid seal ja mida iganes on ju. Et see on nii ilus asi ja osade jaoks on see väga suur asi ja osade jaoks on see väga väike asi, et siin on ka konfliktid selle tõttu, et nad ütlevad, et läheme juba ja teised ütlevad, et oh, wow, aga see on ju väga tähtis, et see, me oleme ühes suures koolis ja on erinevad arvamused õpilaste vahel puhkes tüli ja vaidlused. Et siis see meditatsioon nagu tuleb ja lahendab meile need asjad ära, millest me ka ise võtame osa. Okei. See oli siis praegu siuke väike sissejuhatus, tutvustus. Ja eks see kogemus ise selles mõttes näitab, eks aeg näitab, mis hakkab juhtuma täpselt, mis see täpselt on ja nii edasi. Et aga aastas korra ta üldiselt on olnud praegu ja super, kõik ootavad seda korda väga-väga.